Olenemata sellest, et Mitsubishi toob Ameerika turule uusi mudeleid ja täiendab olemasolevaid mudeleid, siis on tal ka kaasas üks üsnagi kurb uudis, nimelt on otsustanud ta lahkuda siis kesise turuosa pärast Euroopa turult. Ja tõepoolest Mitsubishi tahab edaspidi keskenduda Ameerika ja Aasia turule, kuid Euroopast ta lahkub. Küll öeldakse, et veel mõnda aega püsib see praegune valik siin alles ja alles siis lahkutakse, kuid vaadates Mitsubishi suuri soodushindasid võib juba eeldada, et see ärasõit toimub üsna pea. Kuid heidame peale, mida sa veel saad Mitsubishi valikust. Saadaval on ASX, millest on meil ka mitu naisluksuri proovisõidu saadet olemas. Saadaval on Eclipse Cross, paari aasta tagune uus uhke mudel, selline elegantne, täiesti selline kihvt päikeseloojangu mudel, sellest on ka naisluksuri proovisõidu saade olemas ja siis on ka olemas L200, mis selle alles eelmine aasta läbis uuenduskuuri ja mis võib paljudele eestlastele tunduda eriti ahvatlev ja ihaldusväärne, kuid ka tema viib Mitsubishi üsna pea endaga kaasa ja temast on ka naisluksuri saade olemas, kuid Outlander vist puudub naisluksuri arsenalis saade ja see viga tuleb kohe parandada, sest et selleks on ju ka sõna otseses mõttes viimane aeg. Tal on olemas LED, nähi ja kaugtuled ja LED udutuled, kohanduv püsikiiruse hoidja, 2 tsooni kliima, esikokkupõrke ärahoidmissüsteem ja olemas tal on ka siis kiirendusvastane süsteem, et sa ei saaks hakata mõtlema, et ehk on selles Outlanderis peidus mulgal Mitsubishi Lancer Evolutionit. Ei ole, see mudel on juba ammu taevastele radadele läinud, kõikidelt turgudelt ei ingitseda enam kuskil. Tal on olemas ka esiklaasi siis soojendus ja ka siis roolisoojendus ja nelikvedu võimaldab siis valida 3 režiimi vahel. Selleks on siis 4VD ehk nelikvedu öko, mis võib tunduda eriti kihvt. Siis on olemas nelikvedu auto, eks siis ta ise reguleerib, millal seda vaja, nagu näiteks praegu on meil eriti seda vaja, et siit mägedest ikka turnida ja siit soppaaugust nüüd eriti välja saada ja ta reguleerib selle ilusti paika ja siis on olemas ka 4-vedu lokk, et kui ta juhuslikult auto arvab teisiti kui sina, siis lukustad 4-vedu ära ja auto läheb sinna, kuhu sa tahad. Tal on ka võtmete sisenemise käivitussüsteem. Tekstiilsisu või kunstnaassisu või ka päris naassisu, Apple CarPlay ja Android Auto ja 2 tsooni kliimaseade, kuid sisu ikkagi tundub päris selline juba vanaldane. Tuleb ju arvestada sellega, et see Mitsubishi viimane Outlanderi põlvkond tuli välja 2012 ja siis see facelift on juba 5 aasta tagune. Nii et paraku niimoodi on, seal ei ole mingit touchscreen'e, mingit juhtmevaba telefoni laadjat ega kahjuks puudub ka sealt täiesti siis mingi virtual cockpit, sellest võib kahjuks Outlanderi sund näha, kuid Mitsubishi võib-olla ka lihtsalt hoiab tagasihoidlikumat joont. Ja hinnad algavad tal 22 900 eurost, mis on 2000 eurot odavam kui muidu. Tal on olemas ka elektriline siis tagaklaasi siis luuk ja samuti on tal olemas siis mootori valikust on ainult üks mootor, selleks on 2-liitrine 110 kilovatine mootor, milles on 6-käigulise manuaaliga või siis CVT variaatorkäigukastiga, 7,4 liitrit säälen keskmine kütusekulu. Ja tõepoolest see on saadaval tavalise esiviolisena kui ka nelikviolisena. Tõepoolest, kahjuks on Mitsubishi sunnitud Euroopast lahkuma ja kuid praegu on veel kõik saadal, praegu on veel kõik võimalik ja Outlander ja kõik hinnad on 2000 eurot alla hinnatud ja ka viimane versioon ei maksa enam mitte 35 000, vaid 33 000. Nii et kahjuks Outlander ütleb hüvasti kogu ülejäänud Mitsubishi perega, kuid on viimane aeg minna ja endale need uhked kihvtid autod koju tuua.
Te kindlasti saate te palju parema hinna ja varustusega auto kui mõned konkurendid, mis on kallim ja mille varustus pole võib-olla nii hea ja mille hind läheb aina ülesse poole. Ja tõepoolest, see on viimane aeg, et endale uus Mitsubishi koju tulla, sest et ma ei usu, et Eestis eriti palju sellist inimesi on, kes on valmis tavalist peresõidukit minna ostma kuskilt kaugelt välismaalt, et seda uuena saada. Nii kahjuks on. Selline oli naisluguruksuri selle nädalane proovisid, selline oli Outlander ja selline oli Mitsubishi.